Naabrivalve on nüüd aasta-paar siin toimetanud. Ta on seda Obinitsa kogukonda ja piirkonda omavahel ka parema kokku liitnud. Meie kogukonnas on naabrivalve oluline sellepärast, et naabrivalve ühendab kogukonda, inimesi. Üksteisest hoolida, üksteist hoida. Et saaksid olla üksteistele abiks. Naaber on alati naaber, ta on tugi. Tants, väikene lauakene, laulmine, karaoke, et selle peale inimese nagu tuleva ja tahtu olla. Seda on vaja selleks, et me teame, mis siin toimub. Saame valvata, kui midagi imelikku hakkab tulema, et siis jääb alati kellelegi silma. Mind on aidanud näiteks sedapidi, kui meil on nagu üks erivajadustega laps, kes vahepeal läheb oma pealt niimoodi nagu rändama, siis naabrivalve on ikka nagu helistanud mulle, et nüüd Leel oleks sinna suunas või selles suunas. Konkreetne näide elust enesest. Oli talvine aeg, väljas oli libe. Hommikul varakult memmeke läks puid tooma ja oli kukkunud. Ja helistas mulle, palus abi ja sõitsime kiirabisse, et abi saada, sest ta oli murdnud käeluu omal. Aegalt sügise, kui inimesed lähevad kaoma ja politsei käivitas siis otsingu ja minu praktika on nii, et tõesti 10, 15, 20 minutiga saa 10-15 inimest kokku ja saame kohe otsima minna. Politsei piirivalveamet on meil teinud inimese otsimise koolitusi. Tavainimene on ju nii-öelda silmad ja kõrvad meie siis jõustruktuuridele, eriti veel meie piirkonnas siin piiri ääres, et see on hästi oluline, et ülejooksikuid märgata. Hea on, kui kõik on valvsad ja üksteise vastu tähelepanelikumad. Kui mina näen, et naabril on hästi, naaber läbi minul on hästi, siis ei ole meil mujalt abi vajagi ja me saame ise hakkama.